Ma mäletan ühte korda, kui ma olin väike. No nii varateismeline. Ja oli väga halb päev. No midagi oli väga viltu läinud. Suhted, midagi veel. Ma nutsin, ma olin täiesti endast väljas. Ma olin sõbrannal külas, me olime Pärnus. Ja siis me otsustasime, et lähme randa. Lähme ujuma. Ja tohutult tuuline päev olid. Oli üli suured lained olid. Me läksime vette ja siis me hakkasime lihtsalt lainetes hüppama. No me ei olnud enam pisikesed lapsed, me olime ikkagi noored neiud. Ja me lihtsalt hüppasime seal. Ma arvan, et see võis kesta tunde, see võis kesta minuteid. Kuidagi nagu aeg lihtsalt kadus. Ja siis ma mäletan seda mõtet seal, et kuidas on võimalik olla õnnetu, kui on lained. Et kuidas on võimalik olla õnnetu, kui on meri. Sellepärast, et sel hetkel ma vist tundsin esimest korda kuidagi hästi tugevalt, et ma ei ole üksi. Et midagi nagu nii palju suuremat on minu ümber, et see lihtsalt hoiab mind. Et ma olengi üks. Ma olen merega üks, ma lihtsalt olengi kõigega üks. Minu enda vanaemadel oli ka. Kõigil oli mingisugused väiksed aialapikesed, väiksed hoovinurgakesed. Aga need kõik olid ikkagi küllaltki sellised tsiviliseeritud asulates. Ja siis mul ühel sõbrannal oli majakene metsa sees. Lõuna-Eestis. Täiesti nagu ürgmetsa keskel. Ja siis, kui me seal olime, siis me läksime vahel kahekesi metsa. No mitte sügavale, me ei julgenud sügavale minna, me olime ikkagi, kuidagi see hirmutas. Aga ma mäletan seda tunnet, mis mul seal oli, et ma olen teistsugune. Et mingi osa minust nagu muutus seal metsas. Et ma olin kuidagi väekam, ma olin kuidagi ürgsem ja ma ei osanud sellele lapsena nime anda või kuidagi näppu peale panna. Aga ma tundsin ennast nagu suure ja julgena. Ja ometi oli minus see väike hirm sinna minnes. Ja siis ma mõtlesin, et kui mul kunagi lapsed oleksid, et siis ma tahaksin, et nad saaksid metsa minna ilma selle hirmuta. Või tähendab, et neil oleks ikkagi aukartus, aga mitte kartus. Ja siis ma arvan, et tegelikult juba päris pisikesest peale ma unistasin oma majakesest metsa sees. Ja siis, kui me saime oma esimesed lapsed, siis me ostsimegi oma väikese majakese. No täiesti, ei kusagil. Keset põlde, keset metsi. Ja siis ma ükskord vaatasin neid. Ma arvan, nad olid 3-5, lebasid kahekesi seal nõgese ja naadi puhma keskel. Pikali maas, vaatasid taevasse, lugesid pilvi. Ja siis ma küll mõtlesin neid vaadates, et huvitav, et kas see on see kord, kui nemad tunnevad seda sama, mida mina tundsin seal meres. Et nad ei ole üksi. Et on midagi nii palju suuremat meie ümber, mille osad me oleme. Ja nüüd on meil see majakene seal metsa sees, kus ma lootsin, et mu lapsed saavad ümberringi metsades uidata. Peaaegu kogu metsaalaga meie ümber on tehtud lageraie. Ma käin seal ikka, ma käin koos koeraga tunde jalutan seal. Aga ma pisemaid lapsi ma enam metsa viia ei saa. Sellepärast, et neil on liiga väiksed jalad. Sellest metsast on alles praegu ainult üli suured välja juuritud kännud, hiiglaslikud traktori koopad. Nende väiksed jalad jäävad sinna kinni. Ja ma vaatan seda ala ja mõtlen, et seal ei ole enam kohta loomadele, seal ei ole enam kohta inimestele. Nüüd ma mõtlen, et et iga mets on kellegi otsus, aga iga lageraie on ka kellegi otsus. Ja keegi otsustas minu kodu ümber niimoodi teha.